Karolin Illenseri fond loodi Iraagis missioonil hukkunud Eesti sõduri Arre Illenseri tütre toetuseks. Karolini järgi sai fond endale ka nime. Täna toetab fond haridusteel kõiki lapsi, kelle vanemad on kaitseväeteenistuses langenud või rängalt vigastada saanud. Ometi ei piirdu Arre pärand üksnes fondi sünnilooga. Tema panus elab edasi, olles tänini hindamatu osa meie riigi kaitsest. Arre Illenser oligi minu pinginaaber, me jagasime kabinetti, olime küll kompaniis erinevates rühmades, aga puutusime väljaõppe käigus väga palju kokku. Aga üks olulisemaid asju, mis Arre mulle iga päev meelde toob, on seotud mu enda sooritusega. Noore rühma ülemana viisin läbi rühmarünnakut, pataljoni ülemana seda vaatamas ja kõik läks halvasti. Loomulikult noore rühma ülemana on see keeruline hetk, olin natuke pehmelt öeldes pahas seisus ja Arre patsustamisel alal ütles, et kuule leitnant, ära muretse, siit edasi saab ainult paremaks minna. Ja see oli see koht, kus ma sain aru, et tal ongi täiesti õigus, seda ma olen võtnud enda karjääri aluseks ja arvestanud, et läbikukkumised on tegelik tee edule. Et kui sa ei ürita ja kui sa läbikukkumist ei õpi, siis sa edukaks ka ei saa. Ja see on üks olulised asju, mis mul Arrega alati meelde tuleb. Ehk siis ausalt öeldes käib Arre mul iga päev külas mu mõtetes ja pigem positiivses võtmetes, mitte nii väga selles intsidendis, kus ta kahjuks elu kaotas Iraagis. Elu on habras ning kes meist täpselt teab, mis homne toob. Ent saame anda oma parima teenides, õppides, ettevalmistudes, teadlikult ohtudega arvestades. Ma julgen väita, et elukutses sõdurid, kes on välismissioonidel teeninud, on alati seal tundnud, et jumal tänatud, see konflikt on 1000 kilomeetri kaugusel meie kodust. Et kodus on kõik hästi ja me ei pea muretsema, et kas meie lähedased saavad hakkama, kui ka kõige halvem juhtub meiega. Et väga palju on erinevaid meetmeid, mida pakub riik, kaitsevägi ja ka vabatahtlikud organisatsioonid. Ja see fond, me väga tihti unustame ära, et ka Eestis ikkagi me peame arvestama, et õppustel on teatud riskitasemed ja midagi võib ka viltu minna tavalise teenistuse sees, mida kahjuks on ka ajalugu meil näidanud. Fondi toetust ei saa mõõta vaid rahas. Erinevad üritused pakuvad ühtsustunnet ning võimalust koos õppida. Täna on pered tulnud Riigikogu tegemistega tutvuma. No, ma tean, et on nii, et kui see vana lipp võetakse ära, siis vana lipp andakse nagu kellelegi, kes on Eestile midagi head teinud. Just nimelt. Ta enne puhastatakse, tehakse korda ilusti ja siis ta tõesti läheb kingituseks. Näiteks kingitakse presidentidele. Kui sa saad Eesti presidendiks, siis sa saad kingituseks selle lipu. Ja kui sa võidad olümpiat, siis on näiteks, et sa saad selle lipu. See on kõige suurem au, mis sulle osaks saab. Turvalisema tuleviku nimel tegutseb Eesti kaitsevägi iga päev. Ka ärevatel aegadel hoiame meelekindlust ja valmisolekut. Oleme hoitud. Täna on Eesti riik kaitstud koos liitlastega, aga meil on väga palju teha, et meie potentsiaalne vastane ka seda usuks. Aga see ei tähenda, et me peaksime kartma sõda, vastupidi. Me peame valmistama halvimaks ja sellega me hoiame ära ka potentsiaalse sõjalise eskatsiooni tulevikus. Täna me oleme nüüd keskpolügooni alal õppusel Siil endiselt. Tegevus on väga intensiivne, lahingud käivad ja reaalselt me ka siin oleme väljaõppe tasemel kõige kõrgemal tasemel, mis on lahing laskmised üksuse koostöös. Seega õpime siit väga palju, aga veelgi tähtsam tõstame oma võitlustahet läbi enesekindluse kasutamise. Thank you.